No nii, tere tulemast Kütsi peatuse järjekorra numbrilt teise episoodi. Täna siis meil külas Anti. Paljud teavad teda siis 100autot.ee blogi järgi. Tere Anti. Tere Kristo, Jürend Kaader. Tere Anti. tere. Räägime, ma arvan, alustuseks kohe natukene sellest sinu blogist. 100 autot, nagu nimigi juba ütleb, kus mõte üldse tuli? Eesmärk on sul jõuda 100 autoni, eks? Jah, tegelikult see eesmärk, kõik tuli, see nimi ja eesmärk tuli natuke hiljem, kuidagi sõlme läks asi. Sest algne mõte lihtsalt see, et kuna mul neid autosid vahetasin aeg-ajalt ja juhtus kogu aeg asju, et siis paneks kirja, et ei pea sama juttu nagu 10 korda sõppedele rääkima. Ja siis mõtlesin, okei, et teeks siis mingi blogi, et kus ma kirjutan, mis ma nimeks panen selle asjale. Ja siis leiutada, esimesed kõik 5 valikut olid suht nilbed, neid nagu käiku ei läinud õnneks. Ja siis kuidagi ütle meile paar valikust. Ei kannata eetrit, ma arvan. Ja siis kuidagi mingi 100 autot järsku käis läbi ja siis okei, nimi olemas. Ja siis mõtlesin, et aga mingi lugu võiks selle taustal ka nagu olla, sest algselt ma ei plaaninud üldse selle avalikkusele kirjutada või et pigem siuke kinnine enda teema. Ja kuna see nimi tekkis, siis mõtlesin, et okei, selle nimega peaks mingisugune eesmärk ka nagu seostuma ja siis mõtlesin, et omada 100 autot oleks päris äge, et saad erinevad autosid proovida, testida. Ja tegelikult sellega oligi see lugu, et nii kui sa selle esimese loo ära kirjutasid, vahetasid auto järgmise vastu, siis tegelikult see blogi hakkas nagu ise selles mõttes elama, et sul tekkis nagu hasart järjest nagu nüüd autosid vahetada. Siis mingil vahe oligi juba nii, et kui auto oli 3 nädalat käes olnud, siis juba olid närvid mustad, et nüüd on juba kiiresti järgmist vaja, et seda materjali nagu saada. Aga mis siis saab, kui 100 autot täis saab? Siis on 100 autot täis. Ja siis tuleb 101 või? Ei tule, ma arvan, et tegelikult võtab aega. Et praegu ütleme, tegelikult mul hakkab 4 aastat täis saama seda pulli juba. Ja kui mõtlen, et palju selle 4 aastaga autosi on siis nagu lisandunud või vahetunud, siis tegelikult see on umbes 50 autot. Ei, 40 autot. Ja enne oli mul juba siuke circa 15 olnud autosi. Et siis tegelikult tempo on 10 autot aastas. Ja ma arvan, et mul 5 aastat on tegevust enam veel. Et ma korra küsin siia vahele, alati on see, kui autosid vahetatakse, siis jäädakse miinusesse. Kuidas sul sellega on? Või sina ikkagi lähed niimoodi, et sa vahetad alati, saad oma mingi summa peale või kuidas sul see sõltub natuke, eks ma natuke targemaks ka saanud, et siis seda miinust nii väga ei kogune. Algust oli rohkem muidugi, et puhtalt sellepärast juba, et nüüd on uut autot vaja ja siis võtsid mida iganes ja siis pärast seal läksid koju nutsida enam-vähem. Et jah, et natuke targem juba ja mis ma alguses oli see ka, et igat autot ju ikkagi remontisid maksimaalselt, et edasi müüd oleks võimalikult korralik. Siuke markantsem näide oli, kus ma võtsin E46 BEM-i turuhind võis 2,5 olla umbes. Siis tegin 2 kilo eest remonti ja siis müüsin natuke üle 2 kilo maha, et väga siuke nagu kasumlik äri, et siis mingi hetk jõudsid tõdemuseni, tegelikult nende vanade autode puhul on see lugu, et hoolimata sellest, kui palju siin alla raha matad, siis tegelikult auto hind eriti ei muutu. Eks ta nii vist tavaliselt õige olema, jah. See on ju vana tõde, et isegi kui tuunid autot, pead 10 kilo sisse, kas ta tagasi ei küsi. Tõsi, jah. Ainuke asi, et on võib-olla lihtsam müüa teise auto kõrval, aga hind on sama. Jah, täpselt, et see, ütleme, kui see tõdemus lõpuks kohale jõudis, et siis sa arvad, et tee mingeid asju, aga ära hulluks minna sellega, et lihtsalt ei jaksa iga kuu nagu mingi 1000 eurosi peale maksta üks loobil, et aga nii palju, kui mina olen käinud Saksas autosi ostmas, siis ütlen, noorte seas on hästi populaarne, tegelikult sa ei pea palju tuunima, aga selle järgi alati oli aru saada, kas see auto on kuskil avariis olnud. Et ta on rool oli ära vahetatud, ilmselt olid need airbagid lahti käinud, siis olid pandud mingid, ilmselt stanges ja asju oli ka värvitud, olid mingid lipid asjad külge pandud. Ja siis oli kohe aru saada, et see auto on nagu väikse paugu maha pannud, aga ta nägi kohe siuke seksikas välja, vaata. Aga mis siis, kui keegi niisama pani endale facelifti rooli ja lükkas splitterit külge? Aga vaat, seal oli see, et seal facelifti rool, seal oli juba natukene mingi Alcantarat ja asja ka peale, et siuke... Äkki oleks ikkagi veits fancy. Aga äkki keegi pani facelifti rooli koos Alcantaraga? No nii palju, kui mina VIN-koodi kontrollisin, siis olid enamus olid ikka mingis avariis osalenud, aga kindlasti on neid ka, kes lihtsalt tuunivad ja tahavad, et auto oleks ilus näeks välja. Aga automüügi juurde jõudsime. Esiteks rääkisid, et 4 aastat umbes oled teinud seda. Mitmend auto juures sa oled praegu? Praegu nüüd eelmine nädal tõin kuskilt Mustamäe majade vahelt 57 auto ära. Okei. Aga kuidas sul see nagu müügiprotsess käib? Et
kas ongi see, et kuskilt keegi kirjutab ise sulle, et joo, mul vedeleb mingi pill, tahad osta või on marketplace või on käid autoportaali läbi? Ma võin öelda, kuidas müüa saab autosid tänapäeval. Sa lähed netti, kirjutad sisse veego.ee, teed kasutaja, paned pilli sinna üles, ootad mõned päevad ja leiad ostja. Laks, kindel lubadus. Kusjuures viimase auto, mis ma ostsin, peab tõdema, et seda ma kahjuks ei leidnud Veego portaalist. Aga see kuulutus ise oli nagu siuke markantne. Isegi ei mäleta, mis keskkonnas see oli, siis ma üldiselt käin kõik kanalid läbi, et eriti kui siukses prahi hinnaklassis otsid asju, siis pead väga palju tuulama. Seal oli üks pilt, mis oli kaugelt tehtud ja juures oli info vene keeles, et sõidab. Väga hästi. Ja põhimõtteliselt ega seal rohkem ei olnudki mingit infi. Okei. Aga kirjutamine sinu jaoks ei ole ju tegelikult ainult sinu blogi tasandil. Sa kirjutad mujale ka. Kuhu sa praegusel hetkel veel kirjutad lisaks oma 100 autole? Jah, ütleme ajaga on seda nagu juurde lisandunud, et siin aeg-ajalt kirjutan autolehte mingi tugusi. Nii-öelda põhiliselt sinna kasutatud autode sektsiooni, sest et kuna ma ise seal kasutatud autode maailmas nagu ringi müranen, siis näiteks Vehoga on koostöö, et Veho blogisse kirjutan, mis siis on, siis läheb siis sinna autogeeniusesse. Ja siis ka Veegol olen siin lugusi kirjutanud, et tasub minna vaatama ja kritiseerima, et omast arust olen tark, aga nagu kuskil kommentaaris oli, et omast arust tark, aga tegelikult oled seepeni. Et see vajab nagu ülekontrollimist. Okei, aga kuidas sa Veegoni jõudsid? Seda võime ise rääkida äkki või? Jah. Me tegime täpselt samamoodi, et me hakkasime ju guugeldama autoblogijaid lihtsalt. Käisime enamus saidid läbi ja siis sattusime samamoodi 100 autot blogisse ja vaatasime, et tundub täitsa nagu huvitav projekt ja inimene ja siis võtsime ühendust ja saime kokku ja siis saime aru, et meil on veel ühised tuttavad ja nii ta on. Ma mäletan, seal vahel oli veel see koht ka veel, et meil on üks ühine autode sats, Jussid on ju. Ja siis ma mäleta kellega rääkisime ka, et me otsime blogijat ja siis me mainisime, et me leidsime sinu. Ja siis Martin või keegi ütles, et ta täitsa nagu hoiab sul pilku peal, et teeb nagu tublit tööd. See oli ka siuke väike nagu kinnitus, et ju siis on hea poiss. See Martin on ka hästi siuke, kes loeb ja vaatab ja et kui ta ütleb, et on korralikult tehtud, siis pigem on korralikult tehtud. Eks see 100 autot on jah juba praegusel hetkel siuke nimi, et kui seda ikkagi öelda, siis inimesed teavad, et ikkagi nagu tundub, et loetakse palju ja sealt kaudu nagu inimesed ikkagi teavad päris hästi seda blogi juba praeguseks hetkeks Eestis. Eks ma olen mingit jama ka korraldanud siin aeg-ajalt ikka, nii et siis ju see on nagu tekitanud siukest furoori juurde sinna. Aga jamadest rääkides, osad meist teavad, põletav lugu. Ilmad on head olnud, Cabrio ilmad on olnud. Räägi see kuuma Cabrio lugu ka ära siis. Ma sain ühe põneva kõne proua käest, et Jaguar põleb. Lähesõnaga, kes ei tea, mis siis mul oli siuke vahva 97. aasta XK8 lahtine. Ja see oli mul 10 aastat peaaegu olnud juba vist. Ja eks ta ikka vahepeal nagu, ma ei tea, mingi õlikärsakas teinekord üle oli midagi siukest, et see põleb, see tundus siuke, et võttes kustut ära, kui põleb. Ja siis sain aru, et kui see kõne katkes suht ruttu, et midagi vist on jamast. Siis etteruttavalt võin öelda, et see oli mul esimest korda ilma alukateta teleintekat anda. Kodust minekuga oli nii kiire, et siis tõmbasid lühkarid jalga särgi selga plättudega pühkisid ja siis Ülemiste keskuse juurde jõudsin parkimismajas päles ilust teisel korrusel, kus on nagu tuletõrjel fantastiliselt hea ligi pääseda. Ja kui nägid, et seal on tuletõrje autod on selle sissepees ära blokeerinud ja sealt tuleb suitsu, siis mõtlesid, et raisk, see põleb päris korralikult vist. Ja ega seal nagu midagi suurt päästa polnud, et põhimõtteliselt kahtlustan, et kütusüsteem ilmselt või midagi seal lendas, et prouval sõidu pealt, enne kui parkimisruute jõudis, olid leegid laeni juba. Aga sellega mul on seoses uus siuke mõtteprojekt ja ma vaatan kaugel ma jõuan sellega. Aga ühes ma panin ta avariiliste autode oksjonile. Ta rändas Leetu kuskil Romulasse. Kusjuures see Romula tüüp kirjutas mulle, et see auto on tema juures nüüd, et see oli päris pull. Et nagu, kui sul auto maha kannad, siis ükski Romula ei kirjuta sulle kunagi, et et su auto on siin nüüd. Ja kes kirjutas mulle, siis ma sain mingisuguse summa selle vraki eest veel. Ja nüüd ma selle sama summa eest üritan nüüd uut Cabriot osta. See ei olnud eriti suur summa, selles mõttes, et otse poest ei saa, et siis on niimoodi, et sammu kaupa, et proovid siis nagu midagi odavalt leida, enam-vähem vuntsida ja siis loodetavasti kasuga nagu edasi lükata, et siin ongi siin
esimese episoodi tegin ära ja vaatab, kas ma nüüd teisega jõuan ära salvestada. Aga see teine pool seal õnnetuses, see mingi põlemine mingit kulu ikka või kahju tekitas ju Ülemistel, kas liikluskindlustus korvab selle või? Iseenesest liikluskindlustus peaks korvama siuksed asjad, jah. Mis oli kihvt, et tegelikult tuli see Ülemiste keskuse haldusjuht ise seal jutustama juurde ja küsisin ka, et äkki on vaja kindlustusandmeid asju, et see kogu see jama ja laga siin nagu ära koristada, siis öeldi, et kuule, et sul niigi siit päev, et las ta jääb, et selles mõttes oli väga siuke tore nende poolne nagu see nii-öelda käik. Teistpidi ka hea promo, ma arvan, see oli käis ju igalt poolt uudistest läbi ja tõsi. Kas teles oli ka isegi või? Ja ma ise andsin ka telesse Inteka seal juures ja mõtlengi, et see oligi siuke lühkarid ja särk ainult. No siis Ülemiste sai hea promo ise ka, et ma arvan, hea küll, me koristame ise ära pärast. Ja. Ainuke asi, mis nagu, millest kahju natuke oli, et katus oli peal autol. Need kõik kaadrid oleks palju ägedamad, kui oleks ikka nagu katus maas olnud. Kabrias olnud. Lahtine Jaani tuleleek. Põhimõtteliselt. Ma korraldan tagasi, aga mis sul see 57 auto siis oli, mis sa nüüd ostsid? Kuna ma siuke meeldib natukene ikkagi vaeva näha asjadega. Ja elu lihtne ei oleks, siis Briti auto taaskord. Et siis on Land Rover seekord. Esimese põlvkonna Freelander. Et ma pärast siin nurga taga võin teile näidata kaadrit, kuidas ma seal käib katus maha. Et on peaaegu kabrio, et selles mõttes nagu justkui nagu teise autoga olen jõudnud järgmise kabrioni, aga kuna V8 ei ole seal vahel, siis ikkagi ei ole see lõppeesmärk. Et selle katuse maha võtmine on päris siuke oma ette trikk. Ma arvan, seda sisse lõikamise ei hakka, see on siuke 1,5 minutit mässamist. Et. No vaatame, äkki saame mingi väikse lõigu panna, kuidas kangutad seda või midagi. Aga kogu selle nagu võiks öelda, et ajakirjandusliku karjääri jooksul, mis sul on tekkinud tänu sellele blogile, sa oled nii mõnigi kord kirjutanud ka uutest autodest, testinud uusi autosid. Palju sa arvad, et või nagu tunned, et sinu arvates viimase 10 aasta jooksul see autosektor üldse muutunud on või autotööstus ise? Minu arust päris palju, selles mõttes, et nad on läinud väga-väga ühesugusteks põhimõtteliselt, et sul on ainult nagu logo vahe. Et kõik nupud on põhimõtteliselt samad ja platvormid on praktiliselt sarnased, et siukest nagu tunnetuslikku erinevust, on mingid kallimad, luksuslikumad autod, mis on nagu ongi väga erinevad, siis need on endiselt ka täna erinevad, aga muidu siuke masstoodang on ikkagi läinud väga ühte nägu ja ühte tegu, et nendega sõitmine siuke nagu ülemäära huvitav ei ole just. Et igas hinnaklassis saad samad lisad kätte ju? Põhimõtteliselt täna küll, jah. Aga kui sa paneks järjekorda, siis pane niimoodi, et nagu madalas hinnaklassis sinu top, keskmises top ja kõrgklassis üks top, mis sinu arvates oleks? Ma niimoodi, et topiseid ei hakkaksime nagu tegema isegi. Pane top 3 siis. Madalas hinnaklassis. See, et mul isegi seal, jah. Mul on selles mõttes on nagu privileeg, et kuna ma otseselt nagu ei tööta autoajakirjanduses, siis mul on väga valida, millega ma sõitma lähen üldse, mida ma nagu testida vitsin. Et madalamast hinnaklassist ma teen top 1 ainult. MX5 uus. Mis ta nüüd nii uus on, aga vist 15 toodeti, et ta nüüd sai nüüd siin see aasta natuke mingid kergeid modifikatsioone juurde. Lukustavad ifri ja kõik muud jutud seal. Väga kiftasi. Kas on nagu väike kart või? On ikka väga väike kart, et sellega hakkab nagu väga kähku lõbus ja selles mõttes rahulik sõita üks auto. Kuigi ma numbreid ei tea, aga jõududel ju ülemäära pole, aga kaal on nii väike lihtsalt. Kaal on väike ja minu meelest see kõige raskem versioon, ütleme manukastiga oli 1060 kilo või? Väga mugav, ma olen selle vanema versiooniga sõitnud, et see täitsa lahel ja see oli cabrio ka veel. Nii et isegi täitsa siuke sportauto tunne tuli sisse. Et see oli nagu väga lõbus. Et seda nagu isegi siuke kergelt kes mõte läbi, et äkki oleks vaja. Et sa saad tegelikult ongi, mis tema kõige suurem võlu on see, et sul pole väga suurt hoogu vaja, et aga lõbus hakkaks. Et ma olen sõit autodega, millega nagu lõbus hakkab siis, kui juba on tegelikult siuke 6 aega palgata puhkust soolas. Ja, väga hea. Aga keskmisest hinnaklassist ütleme, kui me nüüd lähme siit edasi? Kohe esimese hooga tead, lähme siis kohe kõige kallimate juurde. Muidugi. Jätme see oli pull. Võib-olla roolid, aga mitte, aga ütleme reisijana. Mulle väga meeldis näiteks, paneme 3. kohale, viimane Maybach.
et seal tõesti nagu hämmastavalt mugav ja vaikne sees, et sihuke. ei oska kaasa rääkida. Täpselt sama. See on täpselt, kus noise cancellation klapid oleks peas, sõidad autoga täiesti vaikus, kõik on pehme, mugav ja siis kui selle helisüsteemi tööle panid, siis see oli nagu. Kas üle lamava mendi lähed nii, et ei tunne või? Sõltub, kui sa ikka tuled teie lauluga, siis sellest ei ole pääsu, aga ei, selles mõttes ta ikkagi üsna hästi triigib välja. Siis teisele kohale paneksin Cayenne Turbo GT. Ka väga äge asi. Et seal on seda jõudu nagu loomamoodi, et tehasandmed on 3,300-ni, reaalselt vist on 3,1, aga ta on suur maastur, et selles mõttes ta tundus nagu eriti jabur, et jos on toodet talvel, vaid see pedaali põhja viskas korra külge ja siis läks pilt tunnelisse, et see oli siuke ootamatu, et see oli nagu lõbus. Ja tegelikult minu jaoks siuke kõige suurema emotsiooni võib-olla jättis siis Bentley Continental GT lahtine variant. Et see oli siuke nagu see viimane kerais või? Ta on nüüd siis paar aastat vana juba, et nüüd tuli see uus peale, vaata. Nii-öelda, ma ei tea, kas ta on facelift või mis ta. Aga ikkagi nii-öelda rahva jaoks see uus kere. Ikkagi jah, et see oli siuke nagu, et esiteks saad seal cabrio-efekti kätte. Siis see 2V12 mootor sinna juurde, ja siis kõik need viled ja värgid ja et ta nägi ikka seest ka kihvt välja. Sõitis ka hästi muidugi. No väga lahe. Mis teised panevad siis? Tuleme meie selle keskklassi juurde tagasi. Kristo saab keskklassi endale. Jah, ma võin keskklassist rääkida, ma olen piisavalt kaua autosektoris töötanud, pole väga nagu kallite autode esinduses töötanud. Kui top 3 panna, siis tahes-tahtmata jõuame ka kohe selle teemani ka ilmselt. Ma arvan, 3. koht on Hyundai Ioniq 6 täiselekter. No on mugav auto. Esiteks mugav, vaikne, väga hea minekuga ja väga-väga stabiilne tee peal. Meenutab veits Taycanit. Kas sa ütled, et see on keskklassi auto? Need on ka mingi hirmkallid ei ole või? Okei, kuidas me defineerime keskklassi? Täispauk on 60 000. Siis pigem on keskklassi. Keskklassi, jah. Alla 100 kilo vähemalt. Jah, siis esikoha ma võin kohe ära öelda 508 SV, Peugeot. Iga kell uus auto, mille läheks ostaks salongist endal, näed, et ei mõtleks ka. Ja mis selle nii eriseks tegis, et peaks proovima? Ta oli ka esiteks, alguses esimene asi minu jaoks harjumatu, ma olen piisavalt pikk, et seal autos displeid näha on mul keeruline, sest sellel on pisike kardirool, kodara vahelt ei näe ja ülevalt ka ei näe. Ehk siis sul on kas rool süles, et sa näeksid natukene üle rooli või sul on rool normaalse koha peal ja kodara vahelt sa siis ei näe mitte midagi, sest see kodara vahe on maru pisike. Aga maantee peal hästi stabiilne, kütuse kulu on olematu. Ta on vaikne, helisüsteem on hea, kõik lisad, mis seal peal olid nagu funktsionaalsed, mitte see, et topitakse nagu meeletult mingid lisasid täis ja kurat, see auto näeb seksikas välja minu arust. No näeb, nina on väga kuri, tagant näeb ilus välja, SV on veel unikas ka, mulle nagu pikemad autod meeldivad lihtsalt. Tundub, et sa pead ikka Mondeo ära ostma. ikkagi läheb Mondeo loosi. Ja ma arvan, et teisele kohal jääb ikkagi ka elektrikas ja jääb Ioniq 5. Sulle ikka see elekter meeldib, ma vaatan. Mul on mingi nagu soft spot on nende Hyundai elektrikatega. Nagu ma sain siin natukene näppida seda Ioniq 5N-i. See näeb tuus välja. See näeb väga tuus välja ja sellele on nii palju mingeid ägedaid asju juurde keeratud võrreldes tavalise 5-ga. Aga see tundub täpselt siuke kire, et see näeb mingi paari aasta pärast, ta näeb siuke välja, et sa vaatad, et kuule, et see... Ja see on täpselt see, et sa lähed nagu mingi Sixiga, lähed Carmeedile, vaata, enam-vähem siukse stiiliga auto. Six on juba äge, aga mõtlen, kui sa läheksid lihtsalt mingi 2002 aasta Passatiga, siis ta on... Ja siuke out of place on ta nagu paari aasta pärast. Mazda 6 isegi oleks parem näide. Et selles suhtes ma arvan, et lihtsalt see nagu Hyundai on kuidagi saanud selle elektrika selliseks, et ta päriselt nagu on atraktiivne ka, kui ikkagi raha nagu Taycani jaoks ei ole, siis mine osta endale Ioniq 6, vähemalt minu arvamus. Aga ma just tahtsin sult küsida, kui sa saad nüüd valida kas Taycani või Hyundai Ioniqu mingi asjanduse. No igal juhul Taycan, ma olen kahjuks või õnneks olen saanud Taycaniga sõita ja terve pika nädalavahetuse on hea auto küll. Aga Taycan või see Audi RS e-tron? Pigem Taycan ikkagi.
me täna just seal autochatis rääkisime poistega ja siis seal oli, et esimese Taycani vist saab juba 56-ga kätte. Jah. Nii et hind on kenasti visandatud. Nii et sa saad juba selle Hyundai raha eest juba vaatama hakata küll vaikselt. Kuigi pean ütlema, et Taycaniga audrus on väga lõbus. Et ta on ikka müstiliselt hästi, ta on vaat suur auto ja müstiliselt hästi püsib rajal, et mingisugune rajapäev oli, siis ega seal 911 ei tahta eest ära üldse mitte. Nüüd on ju Taycanil on see rinka nii-öelda variant ka, ta on ka mingi GT või mis igas nimetustel on see, mis Taycan GT, jah. Nürkal sõitis mingid X ajad ju. No see on kiirebil, aga palju huvitav, palju Nürkal on see Hyundai sõitnud aega. Või minu arust Misha käis sellega just sõitmas, ma nägin. Äkki sa viitsid vaadata vahepeal ja siis öelda meile. Ja, vaatame kohe. Ma pakun, teeme pakkumised või? Kas me vaatame... Mis keegi pakub? Ei tea. Ioniq 5 N-i? N-i, jah. Okay. Ma pakun, et alla 730. Või midagi sinna kanti. 7... Aga ma arvan see 730 ja sinna ümbrus on suht täpne pakkumine. No vaatame 730 midagi. Aga teeme nii, et sa ütled 730 ja siis mina ütlen alla. Ma lihtsalt praegu hakkasin mõtlema, et uus M2 oli 738, et äkki nii ikka ei ole. Nii, okei, mis me siis pakume Gert? No ma panen 735, las too jääb. Nii, 735. 734. 734 ja Anti? 45. 745, 590. Kurat, me olime Anti piilus ju siit, ma nägin oma silmaga. Ma ei näinud, ma üritasin vaadata, aga ma ei näinud. Ja Flying Start, Ioniq 5 ja auto, kus juures kaalub müstiliselt 2224 kilogrammi. See raske. Aga huvitav, kas see oli pikk audru või see oli see tava või see audru? Nürka, kas pikk või pikk? See on ikka, nad aega sõidavad seal ikka õiget. Jah, õige nürk. Siis on selge. Et 745 ikkagi. Las ta jääb. Ma mõtlesin, et on kiirem pill. Aga kui me juba elektrikateni jõudsime, siis me oleme sellest ka eelmises episoodis põgusalt puudutasime seda teemat. Anti, kuidas sina suhtud elektriautodesse või üldse hübriididesse ja kuidas see nagu sinu seda nii-öelda nagu me ei saa öelda, sa ise ütlesid, et sa ei ole nagu autoajakirjanik, aga sulle meeldib autodest kirjutada. Kuidas see sinu nagu nii-öelda tööd mõjutab see hübriidide ja elektrikate peale tulek üldse? Täna mind mõjutab ta suhteliselt vähe. Ma tegelikult vahepeal mõtlesin elektrika ostu peale päris tõsiselt, sest et need kunagised riigihanke, need e-MEV-id läksid sinna oksjonile kõik, et see läks paari tonni eest on siukse elektrikaraka, millel on akud ja kõik asjad vahetatud. Ta oleks võib-olla natuke naljakas olnud, aga ei, kui tõsiselt rääkida, siis tegelikult muidu võiks. Mul on üks väga suur probleem on elektriautoga. Ja see on päeva lõpuks Exceli tabel, et tema hinnalangus on nagu ikka kosmiline. Sest muidu nii, et ta oleks pere teine auto näiteks. Et see ongi linnasõidud, kõik jutud, et see elektrikaga väga kihvt. Et see kiirendus on hea, ta on vaikne, kõik muud eelised, täna võid mööda trammi ja rööpaid sõita sellega sellele. Et aga jah, lihtsalt minu jaoks kõige suurem argument on täna see hinnalangus ja natuke see teadmatust ka, et mis ikkagi sellest akupakist nagu edaspidi saab. Et kui sa nüüd sen ostadki, ma ei tea, praegu 5 aastat vana elektrika, saad selle mega odavalt kätte, et siis okei, sõidad 2 aastat, siis ilmselt müüd veel ära. Ja kui sa siis võtad selle nagu, et kellel sa siis edasi müüd selle, kuna ta on juba siuke suremise ääre peal või? Kas suremise ääre peal, aga ütleme siuke see akumahutus kindlasti juba nagu oluliselt kahanenud. Ja kui sa vaatad umbes, kui palju maksab selle akupaki vahetuseni, siis seda ei taha teha. Pool auto enda vähemalt. No enam-vähem, jah. Aga nagu ütlesid, siis need esimesed ju riigipillid siiamaani ikkagi sõidavad või? Aga need on just vahetatud. Need on seal ka vist akud vahetatud. Ja osadel on akud vahetatud, osadel veel üksikutel on originaalid ka, aga need väga ei kesta ka, ütleme nii, et Tartu otsa ära ei tee selle ühe laadimise. Sellega ei tee kindlasti, jah. Sa hoovist välja pead värava kinni ja siis pead laadima uuesti. Istmesoensa pead sisse, siis ongi. Aga see on ju suur asi Eestis ju. Suvel sul range on, ma ei tea, ütlen puusalt 5 sotti, talvel on 250 ju. Kusjuures seda pidi see mõjutama, kui sa näiteks saad soojas garaažis autot hoida, siis ei pidanud range väga palju kukkuma. Aga kui seda varianti pole, siis on ikkagi... Oleneb ka mudelist, sest kui me räägimegi nüüd nagu Hyundaide näitel, mida ma ilmselt kõige paremini tean Hyundaid ja Citroenid, sest ma olin ise Stellantis ja Hyundai brändide juures pikalt siis asi, mis näiteks Hyundail on aku eelsoojendus. Ja selle jaoks on neil
olemaski varuvool nii-öelda, mis nagu soojendab seda akut üles ja sealt kukub range võimalikult vähe. Just ongi mõeldud selleks, et ka Põhjamaades inimesed saaksid kasutada päriselt, et kui sul on ikkagi paberi peal on nagu 750 range, siis talvel sa võid arvestada, et sul nagu 650 on tugevalt kindlasti, sest sul aku soojendab üles ennast. Täna legit mingi elektripill sõidab 750 kilti range ära või? Ja maanteel. Kontrollime. Ma ei usu. Uued Teslad on ju midagi sellist. Paneb maanteel 750 kilti ära või? Ma pead ei anna, aga midagi sellist minu arust on küll. Ma vaatan korra. Tundub palju kuidagi. Tundub väga palju. Ioniq 6 näiteks, vaatan praegu City. Kristjan ikka oma Hyundai's nii kinni. Saa kuidagi ümber. Ikkagi südamelähedane auto. Ma räägin, see Ioniq 6 minu jaoks oli nagu selline silmi avav kogemus, et ma enne seda olin Teslaga ka sõitnud Model X ja Model S-iga, ei jätnud mitte mingit muljet ikkagi. See plastik seal sees tundus odav ja iste oli ikkagi taburett. Aitäh selle müügikõne eest, palju range on? Ioniq 6 635. Kert, ütlen, mis sa leidsid? Just vaatasime, siin on esimene vastaja Google'is, mis tuleb välja. Tesla Roadster on kõige suurema range'iga. Seda ei saa ostagi ju. See on see Roadster on see kuidagi ja Roadsterit ei saa, see on see, mida ei saa. Aga see peaks sõitma 1000 kilomeetrit. Aga siin Tesla kataloog on Model S 405 miili. Mis see teeb siis? Kohe vaatame. 1,6. 600 kopikatega. Ikkagi nad sinna ikkagi 700 alla tulevad. 650 kilomeetrit, jah. Aga see on paberi peal. Ja. Ma arvan legit, kui ma nüüd hakkan sellega siit Poola poole praegu kuhama, siis mul saab mingi 500 kilomeetri peal. Aga siit hea video mõte. Võtame auto. Saadame Linno Poola poole elektriauto. Ja vaatame kaugele ta jõuab. Eks ma Tartu ööseks jään. Et jah, seda saab kindlasti testida, nagu päriselt testida nii talvel kui suvel nagu võrdlusmomendi ära teha. Siis saad kindlasti tee peale, kui sa hakkad Poola sõitma Tartu kaudu. Siis jääd kindlalt tee peale, jah. Et see nagu ilmselt, eks geograafia ei peagi tugev olema, kui siin nagu... Ei, kuuleda, kui sul Tesla on, see päev ise. Ja, ma vajutan Go Varssav ja ta annab minna. Ja, aga tulles tagasi selle autoesinduste ja kogu selle poole juurde, siis kuidas sul see suhtlus üldse käib nende esindustega? Sa ütlesid, et sa teed Vehoga koostööd. On veel, kellel sa kirjutad, sa oled Autosajale kirjutanud, eks? Jah, ka midagi nendele, aga lihtsalt midagi põnevat näeb, mida tahab proovida, et siis on siuke ise kirjutad enamasti sinna turundusinimestele ja siis mõnes kohas tuleb ilusti, et jah, et tule ja teeme. Aga kas see on ka ajapikku muutunud, ütleme nii, et sul see nagu blogi ise on kasvanud, sa oled hakanud kirjutama ka, nagu sa ütlesid, Autoleht, mingid asjad ilmuvad Autogeeniuses, sa kirjutad Veegole, sa kirjutad Vehole. Kas nagu on järgemööda muutunud ka see suhtumine, et kui sa ikkagi kirjutad, siis pigem sa saad vastuse, olles ise seal sektoris olnud, ma tean, kui palju neid küsimusi tuleb reaalselt turundusse. Ikka on, selles mõttes, mingi referents taga on, vaata, see on ikka igast asja lihtsam toimetada, aga selles mõttes, ega ma nagu ei spämmi nagu iganädalast, et kuulge, et kuna mul ikkagi päeva lõpuks selle ajaga on nagu ta on, et oleks tegelikult 2 päeva nädalas juurde kogu aja. Et siis on siis ka, et kui paraskult tundub, et kõik muud asjad vaata, nagu on rahulikumad, siis hakkad jälle torkima, et kuulge, et teil on siuke masin, et tahaks proovida vaadata, et siis, aga jah, üldiselt. Ma siit küsin, kas sa oled mõne selle auto ära ka rihtinud kunagi või? Ei ole, kuigi ühe korra olin nagu väga-väga lähedal sellele. See oligi see samane Bentley Continental GT, mis oli ainuke Euroopa demokas hinnaga 380 000 eurot. Oma vastuses 10 000 naela, mitte eurot, vaid naela. Ehk siis, ja tegelikult filmimise ajal kuskil kinnisel territooriumil, kus oli nagu lindid ees, siis seal üks territooriumi töötaja tuli kuskilt ootamatult, kargas oma autoga välja ja siis silma nurgast nägid, et midagi on valesti. Siis pani plokki, see pani ka plokki ja siis vaatas, et hästi. Et omast arust saad see täiesti üks kohas, kus ei tohiks vaata ühtegi autot tulla. Siis järsku kuskilt, ma ei tea, kus ta üldse nagu sinna sattus ja sai, aga see oleks muidugi hea olnud, et see ainsa Euroopa demoka rihid ära, et ilmselt võiks edaspidi väga palju autosi antud. Läks mõnusalt, jah. Me just mõtleme, et me oleme ise ka nagu mõelnud selle peale, et Eestis ei anta väga vaata, et kui reaalselt keegi tahaks nagu päriselt autot testida, ikka väga raske on. No eks see nagu on ajapikku juhtunud ka
siin on ju Tartus on maha kantud aastaid tagasi Kaubamaja ristis esimene S500, mis tuli tolle hetke oma suht esimene mingi pikem demosõit ja kanti Kaubamaja ristis maha, küll mitte demosõitja süül, vaid punase tulega tuldi ristmiku peale. Tallinnas Haabersti ringi peal ju eelmine M2 rihiti sodiks. See läks lihtsalt äärekivisse ju. Ei, sellel oli ikka külg ka natukene sees olnud, ma sain aru. Aga minu teada see tehti korda ja see täna liikleb kuskil. Ja see müüdi maha, jah. Aga ikkagi nagu lõhutud on neid demokaid. Ja on ka teistes esindustes on niimoodi, et ajakirjanikud käivad sõitmas ja sul tuleb auto tagasi niimoodi, et eriti nagu maasturitega. Olen ka ise olnud selles olukorras, et võtad ajakirjanikult auto tagasi. Auto on paksu mudakihi all. Ongi käidud nagu tegemas maastikusõitu, päriselt testimas maastikuautot. Ja see, et kui see lõpuks pesulasse jõuab, selleks hetkeks on ajakirjanik läinud ja siis tuleb välja, et seal muda all on tegelikult nagu sügavad kriimud ja ikkagi auto on peksa saanud. Siukseid olukordi on küll ja veel nagu autoturul. Aga minu see ongi ju tegelikult normaalne. See võiks olla nagu ettevõtetel turunduskulu, aga ma saan aru, et see on... Demo auto nagu elulugu on. See ongi, ma arvan, see point, mida turg on nii väike, ega siin ei olegi nagu muud. Mida võib-olla Gert korra mõtles ka, et tavainimesena, kui ma näiteks tahaks omale 5. seeria BEM-i mõtlen osta, on ju, ja kui ma lähen astun nüüd täna sinna Inchcape'i sisse, ütlen, et andke mulle see 5. seeria BEM demoks on ju proovida. Naprolli annad selle mulle, ma ei tea, päevaks. Ei no, sa ei saa päevaks, sa saad paariks tunniks sõidu. Aga see ei anna mulle tegelikult õiget kogemust, et siukest võimust ei ole, et ma nüüd panen seega 4 päeva. Võib-olla siis on, kui ma mingi 15 aastat on Inchcape'i klient, on ju. Või on mingi siuke mudel, mis keegi lihtsalt ei osta, et siis nagu loodetakse äkki selle esimese kõige lihtsam on ikkagi läbi tutvusta Eestis neid demosõite saad nädalavahetuseks ka. Kõige lihtsam on see, kui sa tunned maale toojat. Sellisel juhul on lihtne. Nagu ülejäänud kõik vaatajad tunnevad. Selles suhtes nagu tegelikult on ikkagi keeruline saada pikaks ajaks seda proovisõitu, isegi ajakirjanikel antakse väga pikamba. Kes sa üldse oled, kui sa maale toojat ei tunne? Jah, õige. Kui sa ei tea Eesti kõikide automüüjate maale toojaid, siis kes sa oled üldse? Aga ma pigem mõtlengi seda, et näiteks siukest contenti teha nagu Carwow stiilis nad teevad, et sa päriselt käid rajal sellega, teed mingid kiirendusi, vaata. Ei lubata ei siukest asja teha. Pigem ei taha. See on jah keeruline. Aga samas, mis selle autoga juhtub, kui sa lähed kiltsile ja teed seal 2 autoga võidu, tead, ma arvan, kuidas selle loa saab. Kui meil oleks ka YouTube'i kanal, mis iga video saab esimese päevaga mingi 2 miljon vaatamist. Aga meil ongi seda küll. aga veel rääkida ennast, mitte nii-öelda otseselt demoautodele. Kui siin 3 aastat tagasi usinemalt Keeniasse kirjutasin, siis kasutatud auto rubriiki. Pigem siuke proovisõidu võtmes. Siis ma käisin ja otsisin igalt poolt ju tegelikult tavainimeste käest erinevaid põnevaid autosid, mille käest siis nagu tegid sõitsid natukese, tegid mingisugused fotosessioonid ja muud asjad. Siis väga tihti jutsid üsna siuksed kallimad ja eksklusiivsed nagu autod, mis sa prooviks said. Neil poolt kasko kindlustusi. Ja mõne auto puhul mõtlesin reaalselt omanikule, et ole nüüd musi ja tule istu autosse kaasa muga, et ma kuskil sõidan, kits jookseb ette, tükid taga või mis iganes juhtub sellega, et ma ei taha nagu, et ma ei taha sul näiteks Nissan GT-R ära osta. Et jah, et väga väestel oli tegelikult üldse kaskot peal. Eks seal on juba see, et tihti siukseid autosid, ma ei tea, kas üldse enam saab kaskole alla panna või? GT-rid olen mis aasta on. Ikka saab, ma arvan. 10 aastat nüüd on ju isegi on ju võimalik ju kasko teha nendele vanadele autodele, on ju täiesti olemas eraldi kasko selle jaoks. Aga maksad mingisuguse 5. auto hinnast aastas. Ei, sa maksad jõhkra papi. Aga vanasti ma mäletan oli veel minu arust see on täna ka, et mis see muidu kasko aeg on, et kas 10 aastat või uuem auto peab olema või 15 või? Mingi 15 umbes. Aga et kui sa oled nagu tulnud järjepidevalt kaskoga, siis sa saad kogu aeg edasi ikka minna, et see, kui sul on täna 10 aastat vana auto, sa paned kogu aeg kaskot, ta saab 15 aastat vanaks ja saad ikka edasi teha. Ma ei tea, kuidas täna on, vanasti just oligi see, et see vanusepiir kukkus ja kõik. Ja kõik. Täna on kuidagi nagu natuke leebemaks läinud see. Jah, et nüüd ikkagi saab päris paljudele masinatele nagu rohkem seda kaskot teha. Eks need kindlustajad on tulnud turule ka rohkem ja võib-olla selle tõttu nagu natukene siuke... Ja turgu on jah palju nagu erinevaid variante tekkinud, et selleks, et ikkagi eristada, siis tehakse nagu erinevaid teenuseid juurde. No esindusedki ju, mõtle, garantiigi on autodel läinud juba päris pikaks ju. 10 aastat garantiid ja saad 5 veel juurde, kui natukene juurde maksad. Kas Hyundai'l on ka nii või? Jah, on küll jah. Just vaatasin, Lexusel oli 10 aastat.
aga minu arust 10 oli vist ainult oligi hübriidile ja nende mingitele sõlmadele teinekord. et mitte kogule asjale siis, et erinevad aastad erinevatele asjadele. Väga paljudel esindustel on on ta elektrikatele, hübriididele on see 10-aastane ja teistele on siuke 5, aga saad osta ka 5 juurde, ütleme nii. Mis me käisime Autopassadoones proovimas ühte Hiina elektriautot ja seal oli 1 000 000 kilomeetrit oli siis elektrisüsteemidel oli garantii päris pikk aeg. Põhimõtteliselt eluaegne. Aga suht äge auto oli muidu. Mis auto oli? Ma ei teagi, mis nimi seal mingi X nimi oli seal. Oli jah, see oli veel vahetas nime. See on endine Sangyong siis? Võimalik. Endine Sangyong praegu, mis... See on Korea, mitte Hiina. Jah. Autopassadone ei müü Hiina autosid. Kohe vaatan, kas oli midagi ka see endine Sangyong ja nagu pill nägi aus välja. See oli igast asjade peale mõeldud. Isegi tegelikult filmis üles selle. KGM on ta nüüd. KGM, jah. Ja kusjuures sellest Sangyongist rääkides üllatav oli... KGM-ist rääkides. No, siis, kui ta veel oli Sangyong, siis neil oli selline mudel nagu Corando. Minu jaoks üllatus poole RAV4 hinnaga RAV4. Suht 1-1 sisu. Käitub tee peal täpselt samamoodi. Ja ülimugav sõita ja väga odav. Ainuke jama on see, et varuosi ootad aasta aega. Muidu jääb. Ära lõhu ära siis midagi. Me käisimegi seda proovimas ju. Torres on mudeli nimi. Jaa, Torres jah. Ja, täitsa äge, sinna saime väga huvitavaid lisasi asju panna. Kusjuures ma tahaks mõnda nendest algsetest, nendest kuulsatest Sangyongi mudelitest ikka kätte saada endale. Nii-öelda omada. Seal mingi hetk ei saanud aru, kus need disainerid tulid ja kuidas ülejäänud osakond lubas nagu need tootmisse üldse. Ühte sükest peletist käisin vaatamas ka muidugi, aga ei saanud hinnas kokkuleppel. Sul selle teekonna jooksul neid nilbeid autosid on ka nii mõnigi olnud. Kuidas need autod sinuni selle nagu tee leiavad üldse? No selles mõttes, et mulle tegelikult meeldib natuke see näperda sükest autosid, mis on, pole üks tavamass, millega kõik sõidavad. Et siis tegelikult, kui üks tuttav pani müüki oma Pontiac Aztegi, siis ma teadsin, et mul on seda vaja. See nägi täiesti veider välja. Ja aga kui keegi läheb vaatab netist pilte, siis ma arvan, see pilt jookseb siia samasse ekraanile ka korra sellest Aztekist. See nägi päris äge välja tegelikult. Jah, aga selles mõttes, et pildi pealt ei ole isegi poolt nii hull, kui ta oli laivis. Nõus. Ta oli suur kolakas ja sellega sõitsid, siis inimesed vahtisid. Reaalselt nagu suu lahti vaatasid ääres. Kes jagas piiti, see pani pöialt teine, kui ülendist vaatasid, mis asi see on. Et see oli päris süge õudne, et kui see maha müüsin, siis samamoodi, et pool aastat müüsin muidugi, millegi pärast keegi tahtis osta seda. Aga siis tulid kohal lõpuks üks noormees neiu, et tüdrukul on hobiautot vaja. Aasta parim müügimees tõenäoliselt, sest tüdruku algne plaan oli G-klassi Mersu. Et ta suutis selle ümber rääkida nagu Pontiac Aztegiks. Ja siis tulid ka kohale ja siis vaatasid, et issand, et see näeb veel nilbem välja kui pildi pealt. Ja siis muidugi kogu see sisemus on ka sama nilbe. Aga ta oli omamoodi pull, et natuke kahetsen oleks olnud võimalust alles jätta, oleks võib-olla isegi jätnud. Ta oli ikka niisugune kergelt eepiline. Ja nüüd, kui sinna nimekirja juurde tagasi korra lähme, siis üldiselt, kui ma midagi ostan, siis ma ei planeeri ette, et mul järgmiseks tuleb see auto või siis tuleb see auto. Pigem on see, et kus poolt tuul puhub ja mis parasjagu leiad. Siis üks auto on küll nimekirjas, mis ma tahaks veel ära osta, mis läheb ka sinna väga nilbete kategooriasse, et need Aztegiga väga tugevalt maadlevad, kumb siis nagu nõmedam välja näeb. Aga ma arvan, et pika puuga ikkagi multiple võidab. Ilmselt küll, jah. Ja seda multipled on mul ka vaja, et ma olin väga lähedal sellele, ma käisin tegelikult ju eelmine suvi ühe otsa Ryanairi piletiga panin Milanosse ja plaanisingi sealt, et sealt maalt, kus see väärtust toodetud on, sealt ma ta ära toon. Tulin kahjuks väga kalli lennupiletiga tagasi. Mis siuke maksab täna? Sõltub, et eks siuke $2,000–3,000 eurot, et ei ole väga kallis. Lihtsalt Eestis olevad eksemplarid on ära ussitanud enamasti, et siis sa võid üle piiri. Aga kui selle rooli saad, siis on nägu naerul või? No seal on igal juhul nägu naerul. Et kusjuures sõit ei ole üldse halb. Ja see vaateväline, sul on niisugused suured aknad akvaariumiga siin ringi. 6 kohta ja kõik jutud, et ja kõige suurem päikesesirm, mida ma kunagi autos näinud olen, on multiple kõrvalistujale. See on vist läheb nii laiaks äkki või? See on nagu vastastikku naered, sõidad pintsakuga, siis inimesed tänaval naerevad. Ja sa naeretad vastuvat. aga minnes siis selle tehnilise poole peale,
kui me nüüd nagu auto ostust müügist üldse räägime. ma toon ühe asjaga vahel, mul tuli üks asi meelde. Nii. mul on üks küsimuste seeria teile. Nonii, tuleb väike kuldvillak või? Otsi välja, ma nii kaua küsin, Anti ütles, et seda sa müüsid pool aastat. Aga mis su tavaliselt siis see ostu, ütleme, siuke see aeg on, kiirelt see auto maha müüd? No ütleme, kui üldiselt, kui üle nädala on müügis olnud, siis juba tundub, et midagi on nagu valesti tehtud. Et midagi on pahasti. Okei. No siis sa oled ikka väga pro. Sa müüd nädalaga pillid maha või? Siin rekordid on siuksed mõnetunnised. Mul on sulle paar autot müüa. Aga eks sõltub autost ka, mõni auto on, mida on raske müüa lihtsalt. Ja tegelikult see müümine ongi see, et ega ma ju tegelikult alati ei müü ära neid. Selles mõttes, et ma arvan, siuke julgelt 25% või kolmandik läheb vahetuste teed. Ehk saad kokku, vahetad, viskad võtmed ringi, teed telefonis piip ja sina saad uue auto, mina sain uue auto. Et seda protsessi on päris palju olnud, mida väga paljud tegelikult pelgavad. See tundub siuke kummaline kontseptsioon, et mismoodi sa lihtsalt saad kokku, vahetad auto teise inimesega ära. Mul on teile circa 15 küsimust. Oi, siit hakkab tulema need. Aga naabrid ei tohi piiluda. No me ei piilu. Kõik on sellel teemal, et mis aastal mingi siis ma ei tea ühtegi vastust. Mingi lisa mingile autole tuli. Okei, nii juba kõlab halvasti. Ei, nüüd peate. No proovime. Ja ärge palju mõelge, pange puusalt lihtsalt. Ja kui ei taha vastata, siis... Aasta arvu ütleme. Öelge mulle, kas auto või aasta arv. Nii, mis on esimene auto, mis masstootmises oli? Ford T, jah. Aastat ka tahab keegi öelda või? Mingi... 1906 pakuks. Kamba peale pead päris täpselt 1908 Ford T. Esimene auto, kus Apple CarPlay tuli. Ja mis aasta? Kuskilt lugesin seda. See on mingi Mercedes, ma eeldan. Ei, ma pakuks üle lombi USAsse ikka. Ei. Ma pakuks Hiinasse kuskile. Ei, see on siuke superauto. Okay. Superauto, Lamborghini. Ei. Ferrul või? Ferru. Okay. Ma aitan välja teid Ferrari FF 2014. Väga äge. Nii, esimene auto, kellel oli turvavööd? Volvo ja Volvo tuli turule turvavöödega ja see oli 1900 midagi. 60 umbes. 1955 Volvo PV544 infoks teile. Väga lahe. Esimene auto, kes tuli puutetundliku ekraaniga ja mis aastal? No see on kuskil pilukatel raudselt. Ei. Ma pakun siis BMW. Ei, see on nüüd üle lombi. Buick Riviera 1986. Väga huvitav. On olnud Buick Riviera mul isegi. Esimene auto, mis tuli air conditioning'a. See on Ameerika jälle ma pakun. Jaa. Mingi Cadillac äkki või? Kõlaks loogiliselt, see oli ju siuke luksbränd veits. Tegelikult on Packard. Ma ei teagi, ma ise ausalt öeldes ei tea, kust autot, kas ta ongi... Seda toodeti ka vähe aega. Aga mis aasta on? 1940. Päris vara. Esimene auto, millel oli pime nurgaandur. See oli ka, ma eeldan, et Volvo, see tuli mingi turva feature'itega. Volvo õige. Nemad on päris korralikult seda turvalisust, seda ikkagi toonud turule. Aga kui ma mõtlen pime nurgaandur, mulle tuleb vaata Mersu meelde, peegli küljes on ilus see... Seal nägid võib-olla esimest korda. Ma arvan, mingi V-seeria Volvo oli äkki. XC90 2003. Okei. Päris hilja isegi. Esimene auto, millel oli lane assist. Ka Volvo ilmselt. Ei. Ma paneme siia Mersu. Ei. Ma oleks Mersut pakkunud. Siin on Infiniti FX 2004. Okei. Esimene auto, millel oli Bird's Eye View camera, ehk siis lainurgaga vist ma eeldan nagu... Ei, Bird's Eye on see, mis on ülevalt see 360 kraadi kaamera. Miks ma pakuks BEM-i millegi pärast, aga võin... Taaskord Infiniti, aga EX35 aasta 2007. Muidugi Jaapanis mõtlevad välja igast. Opa. Esimene auto, millel oli 4 ratta pööramine. Mersu. Ei. Ei tea, nüüd on nii juba keeruliseks. No S-idel on. Ütle meile, kas on Euroopa või kuskilt kaugemalt? See Euroopa ei ole. USA ka ei ole. Siis on Jaapan, ma arvan see. Ja mis see sportauto oli? Mingi Nissan või? No ta on Honda. NSX äkki või? Ei, ta on Honda Prelude 1988. Okei. Opa, esimene auto, millel oli kojamehed. Ma ei tea, miks ma tahaks jälle Volvot pakkuda. See on usakas, ma arvan. See on usakas, see on Cadillac Phaeton, aga pakkuge nüüd aastat. Arvast see kojameede suht lihtne asi. Mingi 40 või? 22.
1922. 20 Mm. peale jäänud, sest et 40 tundub juba see siuke täitsa. liiga hilja. seal tuli konditsioneer juba, Aa, enne jaa, seda jaa. olid kojamehed olemas. Tundub loogiline. Esimene auto, millel olid airbagid. Vot see on nüüd küll Volvo. Ei. No kurat. ma imestan, et sama Hyundai pole pakkunud. Hiljuti lugesin, aga ma tean, esimene, kes seda vist pani kõrvalistuma, oli seeriasse oli Mersu igatahes, aga vaevalt esimesena seda rakendas. Aga siin on Oldsmobile Toronado. Okei, usakas ikka. Aastaks 76. Okei. Ega usakad ikka teevad ka. Aga esimene pill, millel lõid siis parkimisandurid. Paneme jälle sinna. Jaapani poole jälle. Paneme Infinity jälle. Ma annan vihjeks, on täna suht tugev siuke Bolti juhtide ja kullerti auto. Kas see on Toyota siis äkki või? Jaa, see on Toyota Prius. Okay. Aastaks 2004. Väga hilja. Parkimisandurid. 2004. Jaa. Tundub hilja natukene parkandurid 90. Mul on siin siuke info. Äkki kui on vale info, siis öelge kommentaariumis. Mis mul siin veel huvitavat on? Võib-olla esimene Prius, mille tulid parkimisandurid oli. Jäta viimane küsimus rahvale. Me ei vasta. Kas nad vastavad? Okei, see ongi viimane. Rahval on hea muidugi Google'it ei kasuta. Google'it ei tohi, jah. Esimene production car, meil oli tagurduskaamera. Ma siis vastust ei ütle kellegi. Kui te tahate, ma võin näidata teile. Okei, aus. Ma ei tea, kas... Ja, ma juba tean, mis autos on. Ma nägin esitule järgi ära. Ja ongi kõik minu poolt, aitäh. Väga tore. Aitäh, see oli siuke päris hea korra ajude ragistamine siia nagu lõpupoole, aga sellest automüügist korra veel rääkides, tulles tagasi siis natukene nagu Vego platvormi peale ka. See kogu müügiprotsess, ütleme, kui mina ostan sult auto ja sul on autol hooldusajalugu, mingid pildid, kõik asjad seal kuulutuses on ja kuidas selle info nagu uuele omanikule sina Anti edasi annad praegusel hetkel vanamoodsalt välja prinditult ja mapp kaasa ja kõik on hästi? Faksin pärast. Faksiga tuvipost või faks on ju? Ei no selles mõttes, et pilte reeglina ei ole keegi nagu küsinud mu käest niimoodi, et kuule, et mõned on muidugi, et kuule, et võtsid saada nagu. Ja hooldusajalugu paned nii palju kui paberi peal on, paned ikka kõik nagu kaasa, aga ütleme, see digitaalsel kujul ilmselt on nagu seda keeruline nagu edasi anda niimoodi. Ja. Aga nüüd Gert äkki räägib... Veegol on uus ja tore lahendus. Jah, Veegol on uus ja tore lahendus, mis teeb elu väga palju mugavamaks tegelikult just selles valdkonnas. Siin kohas zoomime kaameraga sisse sulle. Ei, paneme siia selle, tegelikult me ei hakka videot panema vist. Tegelikult on väga lihtne, jah. Lähete lihtsalt logite sisse, lähete minu sõidukite alla, kuulutus peab olema mitteaktiivne, siis tekib sinna väike siuke button, omaniku vahetus. Vajutad sinna peale, see genereerib sulle siukse koodi. See kehtib mingi pool tundist oli või? Ei, 24 tundi. 24 tundi, no. Unikaalne kood. Poole tunniga nettigi. Ja, 24 tundi unikaalne kood ja siis saadad selle koodi lihtsalt ostjale. Ostja läheb samamoodi minu sõidukite alla, vajutab ülevalt, kus on lisakuulutus, seal kõrval on omaniku vahetuse nupp. Vajutab sinna peale, kopeerib selle koodi sinna sisse ja saab sinu kuulutus endale. Kõik pildid, info, märkmed, dokumendid, hooldusajal, mis sa kõik sinna üles laadinud, see tuleb kõik sulle siis kaasa selle kuulutusega ja ongi väga lihtne. Nii, et pärast pilli edasi hallata lihtne ja äkki kui tahad müüa mingi moment, siis on ka lihtsalt vajutad sealt enter. Ja... No siis sa mäletad kunagi, mis hinnaga sa ostsid ka. Jah, see data jääb alles, pluss ongi see, et saad ise sinna ju märkmeid juurde teha, eks, ja kui üks hetk ongi see, et sa ikkagi tahad pilli turgu visata. Üks väga asi on see ka, et kui sa hakkad uuesti müüma, sa ei pea lisavarustust uuesti panema. Jah. No see ongi hästi palju hoiab aega kokku nagu edasi müües, just nagu... Pead lootma, et eelmine omanik on viitsin need linnukesi õieti teha. Ja. Või siis teed ise ära ja teed järgmise omaniku elu lihtsamaks, on ju. Või võtad kõik lisavarustuse maha, et järgmine omanik peaks tegema. Selles mõttes on muidugi näge variant, vaata, et sul ikkagi jääb nagu siuke jälg maha. Täna on ikkagi siuke Wild West, eriti just see kasutatud autode otseni ja mida vanem on, seda nagu crazy'm on, et tegelikult sa ei tea mitte midagi autotausta. Et seda nagu... Kui sa vaatad näiteks Rootsit, siis Rootsi hoiab väga täpselt, sa lööd selle autonumbri sisse, saad põhimõtteliselt kogu selle elukaare kätte sealt, neil on mingi riiklik või ma ei tea, mis baas seal taga on. Siis tegelikult meil võiks ka mingi siuke asi olla, et tegelikult ikkagi näed, et palju need omaniku vahetus on, seda näeb ja täna. Aga et seal nad isegi seda ära, mis hinnaga on müüdud auto. Ja seda nagu datat meil praegusel hetkel Eestis ei ole, et ongi Vego saab olla see suunanäitaja jälle selle koha pealt. Kõik andmed, mis meil üldse
otsingud, asjad, mis tehakse, meil praegu salvestame. Nii et meil juba täna on datat väga palju. Palju meil kokku oli, mäletad sa, mis meil arendaja ütles, palju meil praegu on otsinuppu vajutatud erinevaid 2 otsinguid? flopi jagu. seal oli 2 flopi diski. Jah, midagi sellist, jah. Et 2 miljon erinevat mingit otsingut, et meil on nagu siuke tugev database, et me saaks 2 miljonit sealt hakata eraldama, et mida reaalselt nüüd, ma ei tea, et BMW 3. seeriat on otsitud mingi 160 000 näiteks, mida nagu rahvas tahab, on ju. Ja meil nüüd tekib ka siuke asi, et esindustele läheb siuke statistika juba, et me hakkamegi saatma siis, mis keretüüpe, mis autosid, mis marke, mis mudeleid inimesed kõige rohkem otsivad. Et siuke statistikat nagu saada ja ilmselt me hakkame Antiga koos äkki Antile ka jagama seda ja teeme blogisse ka mõne siukse huvitama, äkki mingi kuu lõikes mingi artikli või midagi, et seda statistikat ka siis tavainimesele nagu anda. Siukest igakuist nagu seda panna üles. Ja, et mis päriselt Eesti autoturul toimub. Mida otsitakse. Jah, et üks asi on see, mida me näeme nagu müüginumbrites kvartalikaupa, mida siis esindused aeg-ajalt edastavad ajakirjandusele, kus tehakse mingi pingerida, aga teine asi on päriselt, mis ka kasutatud autode turul toimub ja mis tegelikult müügiportaalides päriselt toimub, et mida päriselt otsitakse ja tahetakse. Ma arvan küll. Aga siinkohal ma arvan, me saamegi selle episoodi vaikselt kokku tõmmata ja ütleme aitäh Antile tulemast. Aitäh, Anti. Teine kordki. Ja rääkimast enda tegemistest ja ongi kõigil võimalus esiteks vastata Marko esitatud küsimusele allkommentaariumis. Ilma Google'ita. Ja minge vaadake üle Veego portaalis ka see omanikuvahetuse asi. Saate katsetada. Ei pea ju olema kuulutusaktiivne, just see ongi oluline, et kuulutus ei oleks aktiivne. Oma vahel katsetada. Teed vaadake. baasi kuulutuse ja visake sõbrale, sõber viskab tagasi. Panen äkki siin lähipäevil oma selle uue Land Roveri ka müüki sinna, siis sealt saab kohe selle omaniku vahetuse ära proovida. Mingi oska Anti auto ära. Jep. Ja siis võiks ju kirjutada, keda me järgmiseks kutsume, keda me veel külla kutsume siia. Jah, ma arvan, pange kommentaariumisse ka, keda te näha tahate, vaatame üle ja näeme juba järgmises episoodis. Teeme nii, tšau! Tšau! Bye!